Trumpi perekonnast sai sihtmärk pärast seda, kui äärmusvasakpoolsed protestid ja radikaalsed poliitilised rünnakud hakkasid sihikule võtma Trumpi väimehe Jared Kushneri ja presidendi tütre Ivanka Trumpi projekte väljaspool Ameerika Ühendriike. Sel reedel 5. juunil 2026. Juhtum sai hoogu juurde, kuna Trumpi vastane opositsioon püüab takistada erainvesteeringuid välismaal, samal ajal survestades ka Trumpi nimega seotud äritegevust Belgradis, Austraalias ja Gruusias. Rünnak ei ole suunatud ainult kuurordile, saarele või mõnele projektile. Sihtmärgiks on Trumpi perekonnanimi, perekonna rahvusvaheline mõju ja kõik presidendi liitlaste poolt strateegilistes piirkondades avatud uksed. Mida tahetakse hävitada? Miks see boikott just nüüd algas? Kuidas vasakpoolsed püüavad investeeringu skandaaliks muuta? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja ilma keerutamiseta sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Survekeskpunkt on Albaanias, kus Jared Kushneri asutatud investeerimisfirma Affinity Partnersiga seotud turismiprojekt on põhjustanud proteste Tiranas ja rannikualal, mis asub Viosa Narta piirkonna lähedal. Projekt hõlmab Vahemere saart ja tundliku rannikuala, kus räägitakse turismi arendamisest, töökohtade loomisest ning kapitali ja investeeringute sissevoolust. Kohalikud vastased ja keskkonnakaitsjad kardavad kahju tekitamist loodusaladele, lindudele, kilpkonnadele ja säilinud randadele. Kuid liikumine läks kiiresti keskkonnaalastest aruteludest otse poliitilise rünnakuni Trumpi perekonna vastu. Jared Kushner ja Ivanka Trump said selle juhtumi näoks, sest nad külastasid piirkonda, rääkisid avalikult projekti potentsiaalist ja esitlesid ideed kui luksuslikku ümberkujundamist. Trumpi vastane meedia haaras sellest väljaütlemisest kinni ja üritas müüa pilti perekonnast, kes tahab tervet saart endale saada. Sellest hetkest alates tuli mängu sõna boikott. Meeleavaldajad läksid tänavatele, ilmusid plakatid, surve peaminister Ed Heimerile kasvas. Ja nimi Trump sai peamiseks sihtmärgiks kampaanias, mis segab omavahel keskkonnateemat, Albaania sisepoliitikat ja ideoloogilist vastuseisu Ameerika Ühendriikide presidendile. Just seal ilmubki poliitiline operatsioon. Enne kui ametivõimud on jõudnud lõpliku järelduseni, enne lõplikku keskkonnaraportit ja enne kindlat tõendit Trumpi perekonna vastu toime pandud kuriteost, on vasakpoolsed juba otsuse langetanud. Nende jaoks, kui ilmub nimi Trump, muutub see korruptsiooniks. Kui on erainvesteering, muutub see röövimiseks. Kui on luksusturism, muutub see hävitamiseks. Kui ilmub tavapärasest raamistikust väljapoole jääv diplomaatia, muutub see huvide konfliktiks. Eesmärk ei ole arutada projekti tõsiselt. Eesmärk on kinnistada nime Trump külge mõte, et ta ei tohi maailmas midagi ehitada, läbi rääkida, investeerida ega mõjutada. Belgradi juhtum sattus samasse hammasrataste vahele. Serbias oli Kushner seotud projektiga, mille eesmärk oli muuta endine sõjaväekompleks luksuspiirkonnaks. Plaani vastu protestiti, selle seaduslikust kahtluse alla seati ning see jäi toppama pärast süüdistusi, mis puudutasid kohalikke võime. Iga kord, kui Trumpi nimi seostud mõne suure projektiga, mobiliseeruvad rühmitused, poliitikud, aktivistid ja kohalik bürokraatia, et tekitada avalikke kulusid, takistada lubade väljastamist, toita pealkirju ja survestada investoreid. Austraalias sai Trumpi kaubamärgiga projekti tühistamisest, samuti relvvastaste jaoks. Arendaja väitis, et Trumpi nimi on muutunud toksiliseks ja otsustas loobuda ettevõtmise kaubamärgist. Trumpi vastase meedia jaoks kinnitab see ülemaailmset tagasilükkamist. Neile, kes vaatavad rahulikumalt, näitab see, kuidas kultuurisõda Trumpi vastu on liikunud valimiskastidest turule. Sihtmärk pole ainult üks kandidatuur. See on nimi, kaubamärk, lapsed, väimehed, partnerid ja iga ettevõte, mis nõustub selle poliitilise leeriga seostuma. Georgia ilmub samuti sellele male lauale, sest uued Trumpi universumiga seotud projektid tekivad juba niigi pingelises poliitilises õhkkonnas. Ameerika Ühendriikides tõusis rünnak uuele tasemele, kui Marco Rubio käest küsiti kongressis Jared Kushneri ja Steve Witkoffi kohta. Demokraadid survestasid Rubiot huvide konflikti süüdistustega, viidates välisinvesteeringutele, Lähis-Ida fondidele ning Kushneri ja Witkoffi kohalolekule tundlikes välispoliitilistes vestlustes. Eesmärk oli selge.
panna välisminister avalikku lõksu ja vihjata, et Trump on andnud Ameerika diplomaatia perele lähedastele ärimeestele. Rubio ei andnud vasakpoolsetele soovitud narratiivi. Ta ütles, et ei näinud tõendeid selle kohta, et Witkoff oleks teinud otsuseid isikliku kasu saamiseks ja rõhutas, et nende kohtumiste põhjal tundus saadik tegutsevat Ameerika Ühendriikide huvides. Vastus tekitas ebamugavust, sest see lammutas kuulamise peamise teatri. Ülekuulamine oli üles seatud nii, et see näiks kui otse-eetris toimuv hukkamõist. Kuid Rubio nõudis midagi elementaarset, konkreetseid tõendeid, mitte ainult poliitilisi kahtlusi. Iraani küsimus tuli mängu kui järjekordne katse kahjustada mainet. Vasakpoolsed püüdsid väita, et Kushner ja Witkoff käsitlevad tuumakriisi nagu kinnisvaraäri. Aga Rubio avalik seisukoht oli teistsugune. Ta väitis, et igasugune sanktsioonide leevendamine Iraanile peab olema seotud tuumategevusest loobumisega. See muudab loo keskpunkti. Trump ei anna mängu käest. Valge Maja hoiab survet peal, kasutab alternatiivseid kanaleid, testib võimalusi ja teeb selgeks, et Iraani režiim ei saa eeliseid ilma peamisele punktile järele andmata. See detail on oluline, sest vasakpoolsed püüavad kõike võrrelda Obama tuumaleppega, justkui see mudel oleks olnud täiuslik ja justkui Trump oleks lammutanud suurepärase lahenduse. Tegelikkus on see, et Trump on alati käsitlenud Iraani kui tõsist ohtu, mitte kui usaldusväärset partnerit. Erinevus seisneb selles, et ta ei sõltu ainult traditsioonilisest diplomaatias. See diplomaatia, mis räägib ilusasti, kirjutab paberile alla ja avastab hiljem, et vaenlane jätkas laua all edasiliikumist. Trump kasutab sõjalist survet, sanktsioone, kaudseid läbirääkimisi ja saadikuid väljaspool diplomaatilist ringkonda. Just see ajabki Washingtoni närvi. Globaalne boikott Trumpi perekonna vastu tulenebki sellest ebamugavusest. Vasakpoolsed ei talu, kui Trumpi liitlased liiguvad investorite, valitsuste ja rahvusvaheliste läbirääkimiste vahel. Nad tahavad, et iga tugev vabariiklane oleks isoleeritud, demoniseeritud ja kardaks avalikkuse ette ilmuda. Seetõttu ei piirdu kampaania ainult Albaania projektiga. See püüab rünnata Trumpi kaubamärki, Affinity Partnersit, Witcoffi, Rubiot ja iga välisriigi valitsust, kes on nõus selle grupiga läbi rääkima. Sama muster on juba ilmnenud ka teistes valdkondades. Parempoolsete ettevõtteid survestatakse, pankureid ja investoreid hirmutatakse, konservatiivseid sisuloojaid boikoteeritakse, platvorme survestatakse tsenseerima. Nüüd on see meetod jõudnud rahvusvaheliste projektideni, mis on seotud Trumpi perekonnaga. Loogika on lihtne. Kui nad ei suuda takistada Trumpil valitseda, siis nad püüavad takistada kõigil, kes on temaga seotud, omada avaliku elu, eraäri või rahvusvahelist mõju. Aga loo teine pool on samuti selge. Trumpi nimi liigutab endiselt valitsusi, tõmbab ligi kapitali, tekitab rahvusvahelist vastukaja ja häirib vasakpoolseid, sest ta on jätkuvalt tugev isegi pidevate rünnakute all. See esindab poliitilist, majanduslikku ja diplomaatilist võrgustikku, mida vasakpoolsed pole suutnud hävitada. Mina olen Milson Alves, Global, rahvusvaheline asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Vajuta sellel videol meeldib, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.